Jalgpall on võistkondlik mäng ja olulisel kohal selles mängus on võistkondakaaslaste vaheline söötmine. Enim kasutatakse jalgpalliväljakul sisekülje söödutehnikat. Sellest, kui oluline söötmine on, räägib meile Ragnar Klavan. Siseküljesöödu andmist alusta sellest, et aseta tugijalg palli kõrvale, mis on põlvest natukene kõverdatud ja pöiaga sinna suunda, kuhu sa tahad, et pall liigub. Söödu andmisjalg keera 90-kraadise nurga alla, samuti põlvest natuke kõverdatud ja taba jala siseküljega palli tsentrisse. Keha ei tohi olla kallutatud liiga palju üle palli ega jääda ka liiga tagasi, et keha on püsti ja kätega hoiad tasakaalu ja kaitsed ennast natukene ka vastasmängija eest. Jää võimalikult püsti. Et sina oma positsioonil ja mängus, kuivõrd sa tunned seda, et see söötmine peab olema paigas ja seda harjutada ja et mäng sujuks? Minu positsioonil on see eriti tähtis, et kui mina sööduga seal nii-öelda viimase kaitsena eksin, siis on kohe üks-ühele olukord. Et see on minu mängus väga tähtis element ja see peab olema kindel sööt, mis mina söödan. Aga kas see söötmine tuleb sul iseenesest või oled sa ikkagi sellega väga palju vaeva näinud? Juba nii-öelda algusajastatest peale olen kõvasti vaeva näinud ja siiamaani näen praktiliselt igapäevaselt.